võis jääda mulje, et tegemist ongi järjekordse sellise vaikse videoga, aga tegelikult see nii ei ole. Ma lihtsalt tahtsin kõigepealt teha sellise meelelise sissejuhatuse, kuidas ma läbi selle rabavaikuse siia tulen üle vanade turbaväljade, mis praegu on siis sellise muutunud selliseks püdelaks, pruunjaks selliseks turbamassiks, kus sees on siis suhteliselt raske kõndida. Ja ka miks ma siia üldse tulin, on ikkagi, põhjus on mul ka täiesti olemas, see on rajakaamera. Tegemist on siis minu jaoks täiesti uue hobiga. Olin selle peale juba pikalt mõelnud, aga nüüd otsustasin, et ei ole mõtet siin enam unistada. Nüüd tuleb tegutseda ja asi ära teha. Võib tekkida küsimus, et miks ma seda üldse teen. Ma ise pean seda selliseks loomulikuks arenguks, et kui sa oled muidu pikalt olnud selline maastiku pildistaja, kes seikleb ringi ja vahel jääb midagi ägedat silma, et siis teed fotot. Et tegelikult mul ikkagi lapsepõlvest on kaasa antud ka selline suurem huvi selle vastu, et kuidas just loomad oma elu siin loodustingimustes korraldavad. Ja see on kuidagi aastatega jäänud tahaplaanile. Nüüd äkitselt on sellised justkui lapsepõlves kaotatud asjad rohkem kuidagi üles korjatud ja ma tunnen, et see on võib-olla inimese eluteel selline hästi loomulik käik asjadel, et ühel hetkel vanemaks saades hakkadki mõtlema, et mingid asjad pakkusid sulle kunagi minevikus suurt rõõmu ja minu puhul see oligi just see, et ma käisin ja luurasin loomi ja keskendusin just rohkem elusolenditele, mitte niivõrd maastikele. Aga nüüd on ta siis jäänud pigem vastupidiseks tegevuseks. Ja tõsi ta on, et kui ma gruppidega käin, et ega ma siis ju naljalt loomi ei näe. Vahel harva küll mõnda üksikut põtra, metskitsasid, aga see on ka kõik. Ja siis ma otsustasingi, et ma tahan oma kodupiirkonna rabasid ja metsasid rohkem kaardistada selle järgi, et kuidas loomad siin toimetavad. Ja peab tunnistama, et nagu paljude muude asjadega, et kui sa pole ise tegelenud esialgu, siis sulle jääb mulje, et sa tead kõike, aga kui sa hakkad asjaga tegelema, siis sa saad aru, et sa ei tea tegelikult mitte midagi. Ja minu puhul siis tuli see tulemus üsna kiiresti kätte, et kõigepealt ma küll paigutasin selle kaamera Mägra sellise suure linnaku juurde ja pärast paari ööd tegelikult ma tõesti sain tegevustest videoklippe ja Mägrad olid rõõmsalt olemas. Aga siis ma mõtlesin, et tahaks muid loomi ka ikkagi näha. Viisin rajakaamera uude kohta, vaatasin veel tegevusjälgede järgi, et kus metsas võiks olla sellised aktiivsemad kohad. Ja tegelikult tulemus oli see, et ma ei tea, mis ta mul seal oli, 4 või 5 päeva. Ei juhtunud midagi. Kindlasti ma olen kärsitu ka, et paljudel loomadel on territooriumid nii suured, et nad ei jõuagi seda kohta üle käia selle aja peale ja tuleb kauem oodata. Aga ma natuke nagu kartsin selle pärast ka, et kuna RMK teeb seal väga ulatuslikke raietöid, siis mulle tundub, et see on loomade tegevusele selliselt mõjunud, et nad on ära lihtsalt kolinud sealt või liikunud uutesse kohtadesse. Ja sellepärast ma siis tõin rajakaamera eile uude kohta, mis on siin lähedal. Aga see oli natuke kehv koht, et lageda peal ja oli üsna selline lörtsine ilm. Kaamera sadas selliseid veetilkasid täis ja lõpuks ma ei näinud enam mitte midagi. Et selles mõttes on hea, et mul on just selline rajakaamera, mis on võimeline saatma mulle siis meili peale väikseid videojuppe ka sellest, kui keegi peaks
tõesti minema siit teest läbi. Ja ma nüüd otsustasin, et ma toon ta uuema koha peale. Mulle tundub, et siin on natuke rohkem ilma eest aga kaitstud. Ja vaatasin jälle selle järgi, et siin on rabasaared ja rabasaare, kui on 2 rabasaart ja kummalgi rabasaarel tuleb selline veel väike justkui tipp või poolsaar tuleb välja, siis väga tihti on nii, et ega loomad ka lollid ei ole. Nad otsivadki just seda kõige lühemat teed, kust minna kuiva jalaga üle. Ja siin on näha tegelikult, et 2 rabasaare vahel kõige kitsam koht ja siin on rohkesti siis sellist liikumisjälge näha. Põdraama, metskitsed on siin liikunud, ma näen, ja kindlasti ka väiksemaid loomi, kelle jälgi nii selgelt ei ole võimalik siin turba pinnase peal nagu eristada. Aga igatahes ma olen põnevil. Ma loodan, et see on nüüd lõpuks see koht, kuhu ma saan ta rahulikult jätta. Muidugi alati on nagu selline väike paranoia ka, et kas inimesed äkki seda ära ei võta. Aga ma loodan, et inimesed on ilusad ja head. Ja loodetavasti nad ei hakka mu eksperimenti siin nii väga segama või sekkuma siia. Mul pole selle vastu midagi, kui keegi suudab selle esiteks koodi lahti muukida ja tahab lihtsalt vaadata, mis mul siin videokaardi peale salvestunud on. Aga ma eeldan, et siis võiks viisakusest sellega tagasi panna. Ja muidugi igasugused lollused on ka teretulnud. Kui tunnete ära, et tegemist on minu kaameraga, siis võite lollusi teha siin ees. Proovin natuke seda kaamera pilti alla poole painutada. Siis ta võtab väiksemaid loomi ka peale. Teeme väiksed katsetused ka. Hea oleks näha, kui laialt see kaamera nüüd võtab praegu. Natuke läheb selle saatmisega aega ka. Ja ma otsustasin, et ma teen ühe muudatuse veel. Tegelikult ma saan seda, ma ei peagi kaamerat tegelikult lahti võtma uuesti. Et mõnus on see, et tänapäevane tehnoloogia on ikkagi nii hästi arenenud, et paljusid asju saad seadistada juba telefoni kaudu. Saadad SMS-i, programmeerid üle. Ja siit Rabasaare servalt ma siis tänaseks lõpetan. Panin rajakaamera paika nagu näha. Ja nüüd jääb vist üle ainult oodata seda, kuni siis kas loomadel on äärmine vajadus tulla mööda seda sisse käidud rada teiselt Rabasaarelt siia Rabasaarele või siis nad ei julge seda enne teha, kui minu lõhnad pole piisavalt haihtunud. Nii et mõlemal juhul jääme ootele.